tere! Täna räägime BBC-st, on siis British Broadcasting Company. Ehk siis, ma ei tea, ütleme nagu rahvusringhääling Eestist rahvus. BBC on üks neist institutsioonidest, mille kohta britid on harjunud mõtlema peaaegu nagu, ma ei tea, ütleme rahvusliku mööbli kohta, ma ei tea, rahvusliku toidu kohta. Ükskõik millegi rahvusliku riiete kohta. See on midagi, mis on lihtsalt olemas. Hommikused uudised, lastekanalid, dokumentaalid, kuningliku perekonna sündmused, suured kriisid, valimised, sõjad, riiklikud mälestushetked. Kui midagi väga tähtsat juhtub, siis BBC toon on täpselt selline, nagu riik tahaks iseennast kuulda. Rahulik, väärikas, kontrollitud ja peaaegu lohutav. Ja just sellepärast on BBC ümber toimuv oluline. Mitte ainult sellepärast, et üks telekanal tegi vea, mitte ainult sellepärast, et üks poliitiline dokumentaal monteeriti eksitavalt kokku, küsimus on suurem. Mis juhtub siis, kui institutsioon, mis väidab end kaitsvat tõde, hakkab tegelikult kaitsma oma enda narratiivi? See on selle loo tuum. BBC endine juht, Tim Davie, lahkus ametist pärast skandaali, kus BBC Panorama dokumentaal oli Donald Trumpi 6. jaanuari kõnet monteerinud viisil, mis jättis mulje, nagu oleks Trump kutsunud inimesi otseselt Kapitooliumi poole minema ja vägivaldselt võitlema, ma ei tea, õigluse nimel või midagi sellest. Probleem oli selles, et lõigud, mis dokumentaalis kõlasid järjest, olid tegelikkuses nagu kõnes teineteisest eraldatud pika ajavahega. Teisisõnu, vaatlejale anti kokku monteeritud versioon, näidati monteeritud versioon, mis mõjus palju teravamalt kui, ja teistmoodi, täiesti teistmoodi, kui algne kõne nagu sellisel kujul, nagu ta originaalis oli. Siin ei pea inimene Trumpi armastama ega isegi talle kaasa tundma, et probleemist nagu aru saada. Kui sinu organisatsioon ütleb maailmale, et ta võitleb desinformatsiooni vastu, siis võib-olla oleks hea mõte mitte ise eksitavat montaaži teha. See on selline väike detail, mis sobib halvasti kokku loosungiga, mida nad reklaamivad. Loosungi nimeks tõe kaitsmine. BBC ei ole mingi juhuslik YouTube'i kanal, kus keegi lõikab öösel, ma ei tea, vihasena video kokku ja paneb pealkirjaks midagi, mida ta hiljem kahetseb. BBC on riiklikult rahastatud rahvusvaheliselt mõjukas institutsioon, mille maine põhineb usaldusel. Ja just see muudab juhtumi huvitavaks, sest üks nii-öelda eksitav montaaž on halb, aga veel olulisem on reaktsioon. Kui skandaal puhkes, oleks BBC-l olnud mitu võimalust, kuidas nagu reageerida. Esimene võimalus oleks olnud teha mingi tõeline sõltumatu uurimine. Kuidas selline montaaž üldse sündis, kes otsustas selle heaks kiita, kas see oli üksik toimetuslik viga või laiem kultuuriline probleem. Kultuuriline probleem ehk siis BBC sisene kultuuriline probleem. Või siis kas sama tüüpi loomingilust tõeotsingut on kasutatud ka varem. Nagu läbi viia juurdlus, et kas see on ühekordne intsident või seda on nagu pikemalt tehtud. Teine võimalus oleks olnud kõik nagu tagasi lükata ja loota, et torn läheb mööda. Klassikaline institutsionaalne nii-öelda kilpkonna taktika. Tõmba pea sisse, oota 3 uudisetsüklit ja vaata, kas avalikkus leiab mingi huvitav asja, mille üle vihastada või tuleb veel natuke oodata. Kolmas võimalus oleks olnud piiratud vabandus nagu, et jah, sorry, nii juhtus ja kõik. Tunnistada nagu mingi tehnilist viga, lubada sealt sisemisi parandusi ja jätkata nii, nagu midagi struktuurset nagu poleks juhtunud. Midagi suurt või tähtsat. Ja BBC valis sisuliselt kolmanda variandi. Aga nii-öelda koos ohverdusega.
tippjuhid lahkusid, kuid samal ajal rõhutati, et institutsionaalselt nii-öelda kaalutlusest ei saa rääkida. Tehti viga, aga süsteem on põhimõtteliselt okidoki. Mõni inimene lahkub, institutsioon püsib nii-öelda pühana edasi. See on väga tuttav mehhanism. Kui probleem muutub liiga nähtavaks, siis ohverdatakse mõni nägu, aga institutsiooni enda loogikat ei puudutata. Nimi vahetub, struktuur jääb alles. Ametlikult on kõik kontrolli all, mis tavaliselt tähendab, et keegi koostab juba uut sisemist juhendit ja loodab, et järgmine kriis tuleb kellegi teise vahetus. Aga siin tuleb kõige huvitavam osa. Tim Davey kasutas lahkumise ajal väljendit, mis paljastab rohkem kui nii-öelda ükski pressiteade. Meie narratiiv oli see, mida ta rääkis. Mitte tõde, mitte faktid, mitte avalik huvi, vaid meie narratiiv. Jätke meelde inimesed, need on põhimõtteliselt avaliku elu tegelased ja nad teavad väga hästi ja väga täpselt, mis sõnu nad kasutavad. Need ei ole mingisugused lapsed või teismelised, kes on seal emotsioonide mõju all ja siis nad võivad öelda midagi lollusi. Ei, need on professionaalid ja need inimesed teavad, mida nad räägivad. Oma asi on see, kas kuulaja sellest aru saab. Nii, meie narratiiv. See sõna on tänapäeva institutsionaalse kommunikatsiooni üks nii-öelda olulisemad signaale. Kui organisatsioon hakkab rääkima narratiivist, siis ta ei räägi enam lihtsalt nii-öelda tõe väljaselgitamisest. Ta räägib loo kontrollimisest, sellest, milline tõlgendus jõuab avalikkuseni, milline raamistik on lubatud ja milline muutub ohtlikuks. Ja siin jõuamegi tagasi meie lemmiktegelase juurde George Orwellini. Orwell töötas teise maailmasõja ajal BBC-s, tema romaanist 1984 on kuulus nii-öelda tõeministeerium, koht, kus ajalugu kirjutatakse ümber, faktid kaovad, sõnad tähendavad vastupidist ning reaalsus sõltub sellest, mida võim parasjagu vajab. Sageli räägitakse Orwellist nii, nagu ta oleks kirjeldanud ainult tuleviku totalitarismi. Aga tema kogemus ei tulnud nagu tühjast kohast, ta nägi propagandat seespoolt. Juba sel ajal. Ta nägi, kuidas ametlik tõde tehakse, pakendatakse ja kuidas see edastatakse. See ei tähenda, et tänapäev BBC on üks ühele Orwelli tõeministeeriumiga. Selline võrdlus oleks liiga lihtne ja vabane. Tänapäeva süsteem ei tööta enam samamoodi nagu totalitaarne riik. Keegi ei pea iga päev partei loosungid karjuma. Keegi ei pea punase lipu all marssima. Tänapäeva vorm on pehmem, viisakam ja professionaalsem. Aga mehhanism on tuttav. Varem oli õige ideoloogiline joon, nüüd on meie narratiiv. Varem tuli tõestada lojaalsust parteile, nüüd tuleb tõestada lojaalsust institutsionaalsele keelele. Varem kadusid ebamugavad faktid tsensuuri taha, nüüd võivad need kaduda konteksti, toimetusliku hinnangu, riskihalduse või kahjuliku narratiivi taha. Nimi on uus, instinkt on vana. BBC puhul ei ole see ainult ühe dokumentaali küsimus. Et see on nagu pikem ajalooline muster. Ja nii-öelda muster, mis on üpris tõsine. 1980-ndatel tuli avalikus ette, et MI5, see on siis nende, ma ei tea, mingi luureamet, midagi sarnast, MI5. MI5 oli aastakümneid BBC töötajaid ja kandidaate poliitiliselt kontrollinud. Tegemist ei olnud lihtsalt sellega, et riik vaatas üle mõne eriti tundliku ametikoha. Süsteem oli palju ulatuslikum. BBC's oli spetsiaalne ruum nimega Room 105, Room 105 põhimõtteliselt, mille kaudu käis suhtlus julgeolekuteenistusega. Inimesi, keda peeti poliitiliselt ebasobivaks või subversiivseks, võidi nagu märgistada. Nende karjäär võis jääda seisma. Nad ei pruukinud kunagi teada, miks. Täpselt sama, mis meil hiljuti toimus ka vasakpoolsetega. Mitte vasakpoolsetega, vaid inimestega, kes rääkisid vasakpoolsete
ideede vastu. Näiteks migrantide vastu rääkisid transsoolise vastu ja kõik need muud huvitavad teemad, mida nii-öelda vasakpoolsed propageerisid. Rääkisid millegi vastu, siis võis juhtuda niimoodi, et sind lasti töölt lahti. Mitte muidugi sellepärast, et sa midagi pahasti ütlesid, leiti mingi viisakas juriidiline termin, mille pärast sind lahti lastakse. Aga ametlikult oli see muidugi julgeoleku küsimus. Paberil kõlab see alati mõistlikult, riiklik ringhääling, külm sõda, kommunistlik mõju, rahvuslik julgeolek, jah, aga praktiline küsimus on teine. Kes otsustab, millised poliitilised vaated teevad inimese sobimatuks osalema nii-öelda avaliku tõe tootmises? Kui avaliku ringhäälingu personali filtreeritakse julgeolekuteenistuse kaudu, siis ei ole see enam lihtsalt ajakirjanduslik neutraalsus. See on institutsionaalne eelvalik. See on mehhanism, mis otsustab juba enne avalikku debatti, millised inimesed üldse jõuavad mikrofoni taha. Ja siin on oluline tähelepanek. Me ei pea väitma, et iga BBC ajakirjanik oli või on teadlik propaganda või teadlik propagandist. Vastupidi, enamik inimesi sellistes süsteemides usub siiralt, et nad teevad head tööd, nad teevad õiget asja, nad on õigel pool ajalugu. Nad reaalselt usuvad, et nad teenivad tõde, avalikkust ja demokraatiat. Just see muudabki süsteemi nagu huvitavaks. Propaganda ei vaja alati küünilisi inimesi, kes hommikul peeglis vaadates ütlevad, et täna ma manipuleerin rahvast. Palju tõhusam on süsteem, kus inimesed usuvad, et nad reaalselt parandavad maailma. Kui organisatsioon on piisavalt kaua filtreerinud, keda ta palkab, keda ta edutab, kelle maailmavaadet ta peab tasakaalukaks ja kelle oma ohtlikuks, siis ühel hetkel ei ole enam isegi vaja seda Room 105, seda spetsiaalset ruumi. Süsteem lihtsalt hakkab ennast ise taastootma. See ongi üks keskseid nagu mehhanisme. Alguses võib olla tõesti otsene kontroll. Hiljem muutub see kultuurides. Ja kui kultuur on juba paigas, siis inimesed ei tunne seda enam kontrollina. Nad nimetavad seda professionaalsuseks. BBC eliitstruktuuri puhul on palju räägitud sellest, kui tugev on seal era-eliitkoolide Oxfordi ja Cambridge'i taust. See ei tähenda automaatselt iga sellise taustaga inimene on halb ajakirjanik, loomulikult mitte, aga see loob sotsiaalse filtri. Kui sama haridustee toodab poliitikuid, kõrgid ametnikke, finantseliiti, luurestruktuuride inimesi ja meediajuhte, siis ei pea keegi igal hommikul koosolekul nii-öelda vandenõu korraldama. Nad lihtsalt näevad maailma nii-öelda sarnase nurga alt. Ja see nurk tundub neile neutraalne. See on üks suurimaid probleeme institutsioonidega. Nad ei pea ennast ideoloogilisteks. Nad peavad ennast normaalseteks. Kõik, mis jääb sellest normist väljaspoole, tundub neile kas populistlik, ohtlik, rumal, äärmuslik või ebaprofessionaalne. Nii teebki objektiivsus, mis tegelikult tähendab antud kontekstis eliidi nii-öelda enesetunnetust. Nii nagu nemad arvavad, et on õige, nii peab olema. BBC eriline positsioon tuleb ka tema õiguslikust ja poliitilisest raamistikust. BBC tegutseb nii-öelda kuningliku harta alusel. Ja juures annab see talle sõltumatuse poliitikutest ja seob ta nii-öelda avaliku huviga. Väga ilus, väga britilik, väga väärikas. Aga nagu alati tasub küsida, mida see nagu päriselt elus tähendab. Harta vajab perioodilist uuendamist ja kui institutsiooni eksistents sõltub lõpuks poliitilisest raamistikust, siis tal on väga tugev stiimul mitte minna liiga kaugele vastuollusüsteemiga, mis tema raamistikku kontrollib. See ei tähenda, et valitsus helistab iga päev ja ütleb, mida õhtustes uudistes öelda. Selline karikatuur on liiga lihtne, liiga vabane.
mehhanism on peenem. BBC peab olema piisavalt sõltumatu, et säilitada usaldusväärsuse maine. Aga mitte nii sõltumatu, et muutuda nii-öelda valitsusele või siis parem sõna on establishmentile päriselt ohtlikuks. Seda pinget näeb juba BBC nii-öelda algusaegades. John Wrighti kuulus märkus 1926. aasta üldstreigi ajal, et valitsus teadis, et BBC-d võib usaldada mitte olema päriselt erapooletu. See on erakordselt paljastav. Avalikult sõltamatu, sisuliselt turvaline, täpselt selline kombinatsioon, mis võimule sobib. Sest kõige tõhusam propaganda ei ole see, millel on riigivapp nurgas ja partei juhi portree seinal. Kõige tõhusam propaganda on see, mis näeb välja nagu sõltumatu objektiivsus. Ja kõike seda, mis ma siin nagu räägin BBC kohta, seda võite sisuliselt rakendada või kasutada ka teistes kohtades. See ei ole vahet. Sest oma videodes ma üritan, mitte võimalikult laialt, aga ma üritan nagu seletada mehhanismi. Ja kui te näete sarnasusi antud mehhanismidel mingis teises kohas, siis teage, seal on täpselt sama asi. Need mehhanismid, need inimesed, nad on kõik üpris sarnased. Inimene ei ole nii keeruline olend. Need struktuurid, mida inimene loob, ei ole oma põhimõttelt keeruline. Ja ta võib olla juriidiliselt keeruline. Kes kurat teab, kuidas täpselt Euroopa Liit, komisjon ja kõik need muud asjad töötavad juriidiliselt. Aga põhimõtteliselt või nagu, mis nende mõte on, mis nende loomus on, seda me võime aru saada. Loomus on toota töökohti, kaotada igasugune vastutus, propageerida omasi, võtta, mitte omasi, mitte päris kohe nagu perekonnaliikmeid tuttavaid, aga samamoodi nagu BBC-s, sama ideoloogiaga inimesi, sama mõtetega inimesi. Aga jah, ühesõnaga, näete mingisuguse sarnasusi, siis tore, näete veel nii-öelda jamasi jurasi meie maailmas, aga jah. Aga jah, BBC ajaloost on nagu mitu näidet, kus institutsioon nagu liikus kriitilisel hetkel nii-öelda establishmenti poole. Räägis, BBC võttis nagu riikliku seisukoha ette. Põhja-Iirimaa konflikti ajal avaldati valitsuses survet teatud käsitluse ja esindajate suhtes. Hiljem jäeti kõrvale või tühistati uuriva ajakirjanduse projekte, mis oleksid paljastanud nii-öelda ebamugavaid riigisaladusi. Kaeurti streigi ajal kritiseeriti BBC-d selles eest, et pildiline järjestus jättis mulje, nagu oleksid protestijad rünnanud politseid enne, kuigi vaidlus käis selle üle, milline oli tegelikult sündmuste järjekord. Need näited ei pea tõestama, et BBC on alati valetanud. See on mõttetu nagu näide, aga jah. Need näitavad midagi olulisemat. Kriisi hetkel kaldub süsteem sageli kaitsma korda, millest ta ise sõltub. See on võimumehhanism. Institutsioonid, mis peab ennast nii-öelda avalikkuse teenijaks, võib tegelikult teenida avalikkust ainult seni, kuni avalikkuse huvi ei lähe vastuollu riigi ja establishmenti huvidega. Kui need lähevad vastuollu, siis hakkab tööle enesekaitse. Te sisuliselt peate kõiki poliitikat, riigi tegevusi vaatama nii-öelda psühholoogiliselt nagu läbi, kuidas ma ütlen? Võib ka öelda lihtsalt läbi psühholoogia. Et hoolimata, et paberi peal seadustes on kirjas mingid väga konkreetsed asjad. Inimesed käituvad nagu inimesed. Ja te võite alati sellele kindlad olla.
me ei ole robotid, kes saavad ja alati käituvad täpselt nii, nagu kirjas on paberi peal. Me oleme inimesed, meil on emotsioonid, meil on sõltuvused, meil on tutvused, meil on pereliikmed, keda me peame kaitsma, meil on oma palk, heaolu ja nii edasi. Elu on hall, kõik on hall, meil ei ole mustvalge. Aga näiteks kõige traagilisem näide selles loos näiteks on David Kelly juhtum. 2003. aastal Iraagi sõja eel ja järjel käis Suurbritannias suur vaidlus selle üle, kas valitsus oli Iraagi massihävitusrelvade luureinfot avalikkusele nii-öelda müües näidanud nagu liialdanud. BBC ajakirjanik Andrew Gilligan tegi loo, mille keskmes oli väide, et valitsus oli niinimetatud 45 minuti väidet poliitiliselt üles puhunud. Allikaks oli relvaekspert David Kelly. Valitsus reageeris väga teravalt. Kelly nimi jõudis avalikkuse ette. Ta sattus tohutu surve alla. Teda kuulutati üle parlamendikomisjonides. Kuulati üle parlamendikomisjonides. Ja tema maine rebiti nii-öelda avalikult tükkideks. Mõni päev hiljem leiti ta surnuna. Ametlik järeldus oli enesetapp. Selle juhtumi ümber on aastaid olnud vaidlusi ja spekulatsioone. Siin tuleb olla ettevaatlik. Me ei pea väitma rohkem, kui nii-öelda kindlad faktid lubavad. Aga isegi ilma kõige tumedamate oletusteta on muster piisavalt kõnekas. Inimene, kes sattus riigi nii-öelda sõjanarratiivi ja meediainstitutsiooni vahelise konflikti keskele, purustati selle surve all. Ja mis juhtus pärast? BBC võttis tohutu löögi, juhtkond lahkus, institutsioon vabandas, aga suurem küsimus, kuidas sõjaeelne avalik narratiiv üldse konstrueeriti, kuidas luureinfot poliitiliselt kasutati ja kuidas süsteem kohtleb neid, kes selle narratiivi ohtu seavad, jäi nii-öelda varju, lahkus lambi valgus alt ära. See on koht, kus tõe kaitsmine muutub väga valikuliseks. Kusjuures üks huvitav asi, mida te võite teha, te ei tee seda, ma tean, väga põhimõtteliselt. Kui alati sellistes institutsioonides juhid lahkuvad, peale mingit skandaali, vahetale, alati on huvitav vaadata, kuhu nad edasi tööle lähevad. Teise institutsiooni. Väga hea. Ühesõnaga, kui nagu allikas aitab institutsioonil teha lugu, on ta väärtuslik. Kui allikas muutub probleemiks, võib temast saada nii-öelda koorem. Kui inimene teenib süsteemi mainet, kaitstakse teda. Kui inimene ohustab süsteemi mainet, ohverdatakse ta. See ei ole tingimata salaplaan. See on lihtsalt institutsioonil instinkt. Võtke kõik institutsioone, võtke väga siuksed põhimõtteliselt, ma ei tea, vastavalt inimpsühholoogiale või siis loomapsühholoogiale, ma ei tea, kuidas tahate. Siis saab väga lihtsalt nagu aru riikide vahelistest suhetest, institutsiooni vahelistest suhetest, miks mida tehakse. Kõik on palju lihtsam, kui teile tundub, reaalselt. Lihtsalt on väga ebamugav, ebameeldiv vaadata, et institutsioonid, riigid käituvad reaalselt nagu mingisugused lapsed. Solvunud teismelised või siis vihased teismelised. Aga jah. Sama instinkt paistab välja ka teistes BBC skandaalides. Jimmy Savile juhtum on üks nii-öelda rängemaid näiteid. Aga näiteks aastakümneid oli ta BBC-ga seotud kuulus tegelane, kelle ümber hiljem paljastus ulatuslik väärkohtlemise skandaal. Raportid ja uurimised näitasid, et organisatsiooni sees oli teadmist, kuulujutte ja hoiatusmärke nii-öelda, mida ei käsitletud piisavalt tõsiselt. Miks?
sest kuulsus, institutsiooni maine ja sisemine ebamugavus, sisemine mugavus teevad nagu väga halva kombinatsiooni. Et kõik, mis hakkab segamas sinu igapäevasele heale elule, seda sa üritad kiirelt maha suruda, maha tampida. Hugh Edwardsi juhtum lisab teise nurga . Tegemist oli BBC ühe tuntuma näoga, inimesega, kes andis rahvale teada kuninganna surmast. Hiljem tuli välja, et ta oli seotud laste sündsusetute piltide kriminaalasjaga. Ning BBC-l tekkis suur vaidlus selle üle, et talle maksti nagu pärast vahistamist veel märkimisväärset palka. Ühesõnaga, skandaal oli selles, et peale seda, kui läheks avalikkusele see, et ta on menetluse all, kriminaalmenetluse all, et ta jagab laste pilte, maksis BBC talle edasi. Sest omadel peab maksma. Mitte vähe, BBC-l on head palgad. Aga jah, jällegi, kui inimene on nagu institutsiooni jaoks väärtuslik, käitub süsteem väga ettevaatlikult. Kui inimene on institutsioonile ohtlik, võib ettevaatlikkus kaduda üllatavalt kiirelt. Siin ei ole mõtet teha kõigist nagu juhtumitest ühte lihtsalt moraalilugu, mõte on näha nagu mehhanismi. Institutsioonid kaitsevad ennast. Nad kaitsevad oma mainet, oma rahastust, on väga tähtis, oma positsiooni, oma autoriteeti ja oma õigust olla avaliku tõe vahendaja. Ja mida suurem institutsioon, seda raskem on tal tunnistada, et probleem ei ole ainult ühes inimeses või ühes toimetuslikus veas. Sest kui BBC tunnistaks, et Trumpi kõne montaaž ei olnud lihtsalt viga, vaid sümptom kultuurist, kus meie narratiiv on hakanud asendama neutraalset teoosingut, siis peaks ta küsima palju ebamugavaid küsimusi. Milliseid lugusid me valime? Milliseid lugusid me ignoreerime? Keda me kutsume stuudiosse seda? Keda me kunagi ei kutsu? Millise konteksti me lisame? Millise konteksti me jätame välja? Milliseid inimesi me nimetame ekspertiks? Väga tähtis. Milliseid inimesi me nimetame populistlikuks? Millal on kriitika õigustatud ja millal muutub see meie jaoks desinformatsiooniks? Need valikud ei pruugi olla dramaatilised. Enamasti ei ole. Need on väikesed, igapäevased otsused. Üks lõik jääb sisse, teine jääb välja. Üks külaline saab eetriaega, teine mitte. Üks skandaal tõuseb esiuudiseks, teine maetakse keerulise tausta alla. Üks poliitik on demokraatiale, teine on lihtsalt vastuoluline. Üks protest on rahva hääl, teine on äärmuslaste kogunemine. Nii ehitatakse narratiivi. Ja kõige ohtlikum hetk saab siis, kui institutsioon ei näe seda enam narratiivina. Ta näeb seda tõena. Siit tulebki laiem probleem, mis ei puuduta ainult BBC-d. Kogu läänemaailmas on usaldus institutsioonide vastu langenud. Inimesed ei usu enam valitsust, meediat, eksperte, akadeemiat, mõnikord isegi meditsiini ja teadust. Osa sellest usalduskriisist on kindlasti sotsiaalmeedia, polariseerumise ja valeinfo tulemus. Aga oleks liiga mugav süüdistada ainult internetti. Institutsioonid ise on seda usalduskriisi toitnud. Kui inimesed näevad korduvalt, et tõekaitsjad teevad erandeid, siis nad hakkavad kahtlema. Kui nad näevad, et standard muutub sõltuvalt sellest, kelle vastu seda kasutatakse, siis nad märkavad. Kui nad näevad, et valeinfo vastu võideldakse väga innukalt siis, kui valeinfo
tuleb nii-öelda valel poliitilisel poolel. Aga märksa aeglasemalt siis, kui eksimus tuleb omast majast või omast nii-öelda oma poliitikultelt, oma poliitilisel poolel. Ja noh, siis inimesed teevad omad järeldused. Ja see järeldus on nii-öelda ühiskonnale ohtlik. Tõde ei ole enam ühine ruum, vaid võimuvõitluse tööriist, nagu ta alati on olnud. Siin ongi suur paradoks. Institutsioonid ütlevad, et nad peavad narratiivi kontrollima, sest muidu kaob usaldus. Aga mida rohkem nad narratiivi kontrollivad, seda rohkem usaldus kaob. Aga jah. BBC Verify ja sarnased faktikontrolli projektid võivad nagu paberil olla vajalikud. Loomulikult on valeinfo olemas, loomulikult on manipuleerimist olemas, loomulikult ei saa ühiskond toimida, kui iga inimene usub ainult juhuslikku videot, mida ta, ma ei tea, mida see YouTube'i algoritm talle ette söötis. Vanasti oli internet palju parem. Sa nägid kõike, aga sul oli sükene nupp olemas nagu mute või blokk. Kui sulle ei meeldinud selle inimese sisu, lihtsalt blokeeri seda ja sa näin rohkem seda. Ei tea, miks seda ei soovita nagu. No, see on siiamaani alles, aga ilmselt see lahendab kõik probleemid ära. Inimesed ise mõtlevad ja vaatavad. Jah, tean, inimesi on kerge mõjutada, kerge valetada. Aga noh, kui sul oled uudiste kanal, kes valetab piisavalt palju, et enamus inimesi sind ära blokeerivad, siis see on ka sükene hea demokraatlik tööriist, mis inimestel on. Aga jah. Ühesõnaga. Jah, noh, faktikontroll, aga faktikontroll töötab ainult siis, kui faktikontrollija ise on usaldusväärne. Kui sama organisatsioon, mis lubab nii-öelda eraldada fakti valest, jääb vahele eksitava montaažiga, siis probleem ei ole ainult ühes dokumentaalis. Probleem on autoriteedis. Sa ei saa müüa, reklaamida ennast nii-öelda tuletõrjurnana, kui sind tabatakse bensiinikanistriga majas, mis just süttis. Ja jälle, see ei tähenda, et BBC on ainult halb või et kõik alternatiivsed allikad on automaatselt paremad. Ei ole. Tegelikult olukord on palju hullem. Vanade institutsioonide õrgenemine ei loo nagu automaatselt tervemat avalikku ruumi. See loob killustunud, vihasema ja segasema ruumi, kus igal ühel on oma tõde, oma kanal, oma ekspert ja oma vihavaenlane. Näiteks Venemaa desinfostrateegia on põhimõtteliselt samasugune. Maksimaalselt palju killustatust, maksimaalselt palju erinevat infot ja siis las inimene ise vaatab, mida ta seal usub. Seda on raske kontrollida, kui sul on riik, kes toodab mingisugune, ütleme mingi 1000 erinevat uudisartiklit teemade kohta, mis teda huvitab. Kõik ei pea tõde olema, kõik ei pea vale olema. Aga kui piisavalt palju on nii-öelda ei tõde ega vale, siis on inimesel raske aru saada, mis toimub. Sellepärast on ka näiteks YouTube ja muud nii-öelda alternatiivsed uudiste kanalid muutunud populaarsemaks. Inimene valib selle esitleja, kes neile meeldib ja kuulab teda sisuliselt. Aga olgu. Ühesõnaga, see killustatus on nagu päriselus nagu üpris halb tulemus, aga selle tulemuse eest ei saa vastutust lükata ainult publikule. Kui inimesed lahkuvad vanade institutsioonide juurest, siis tasub küsida, miks nad lahkuvad. Võib-olla nad on rumalad, võib-olla nad on polariseerunud. Võib-olla nad on langenud valeinfo ohvriks, aga võib-olla nad on ka korduvalt näinud, et institutsioon
mis nõuab usaldust, ei suuda ise läbipaistvust pakkuda. BBC jääb tõenäoliselt ellu, sellised institutsioonid ei sure ühe skandaali peale ega ka 10 skandaali peale, isegi kui seda on 10 aastat järjest olnud või 20 aastat. Nad on liiga sügaval riigi, kultuuri ja poliitika sees. Tulevad uurimised, tulevad raportid, tulevad uued juhid, tulevad uued lubadused, mõni formaat vahetub, mõni sisekord muutub, mõni kampaania nimetatakse ümber. Ja siis minnakse edasi. Aga usalduse probleem ei kao, sest usaldus ei lagune ühe päevaga ja seda ei taastata ka ühe pressiteatega. Usaldus taastub ainult siis, kui institutsioon suudab teha midagi väga rasket. Tunnistada, et probleem ei ole ainult selles, et publik ei mõista teda, mõnikord on probleem selles, et publik mõistab liiga hästi. Kui avalik ringhääling tahab olla nii-öelda tõeteenija, siis ta peab taluma tõde ka enda kohta. Ta peab suutma öelda, jah, me eksisime, jah, meie kultuuris on nii-öelda kallutatusi, meil on omad narratiivid, jah, meil on seal sotsiaalne filter, jah, me oleme mõnikord segi ajanud avaliku huvi ja institutsiooni huvi, jah, oleme kasutanud objektiivsuse nii-öelda keelt, et kaitsta oma enda maailmavaadet. Aga selline ausus on institutsioonidele väga raske, sest see nõuab, et nad loobuksid nii-öelda moraalsest puutumatusest. Ja moraalne puutumatus on tänapäeva võimu üks magusamaid valutasid. Kui sa oled tõe kaitsja, demokraatia kaitsja, avaliku huvi teenija või desinformatsiooni vastane võitleja või siis kaitsed lapsi, siis kriitika sinu vastu võib kergesti muutuda nagu rünnakuks tõe, demokraatia või avaliku huvi vastu või laste ja tervise vastu. See on väga mugav. Kriitik ei kritiseeri enam sind, ta kahjustab ühiskonda. Ta on ühiskonnale ohtlik. Ta on, mis ta veel võib olla? Ta võib olla äärmuslik. Praegu on võimul vasakpoolsed, ehk siis võib öelda, et nad on parem äärmuslikud. Pärast kui poliitika muutub ja näiteks parempoolsed tulevad võimule, siis hakatakse inimesi kutsuma vasaka äärmuslasteks. See on kõik korduv, see ei ole nagu mitte midagi uut. On üks ja sama asi, lihtsalt erineva lipu all. Aga sisu on sama. Aga jah, vorm on muutunud, aga instinkt on sama. Süsteem ei armasta inimesi, kes ütlevad asju, mida süsteem kuulda ei taha. Loogiline. Orwelli kuju seisab BBC Broadcasting House ees. Sellel on kiri. Kui vabadus üldse midagi tähendab, siis tähendab see õigust öelda inimestele seda, mida nad kuulda ei taha. See on väga ilus lause ja natuke liiga täpne. Sest küsimus ei ole selles, kas BBC oskab seda nii-öelda lauset tseremoniaalselt kasutada. Küsimus on selles, kas ta suudab seda praktikas taluda. Ka siis, kui ebamugav tõde puudutab tema enda ajalugu, tema enda kultuuri, tema enda narratiivi ja tema enda võimu. Kui vastus on ei, siis ei ole probleem ainult BBC's. Siis on probleem palju laiemas institutsionaalses klassis, mis räägib tõest, aga mõtleb narratiivist. Räägib avalikkusest, aga kaitseb enda huvisid. Räägib sõltumatusest, aga elab süsteemi armust. Räägib usaldusest, aga reageerib kriitikale nagu isiklikule solvangule. Ja siis ei peaks meid üllatama, et inimesed ei usu enam. Sest kui Tõeministeerium ütleb, et ta lihtsalt parandab väikese toimetusliku vea, siis võib-olla tasub küsida, kas probleem oli tõesti ainult selles ühes lõikes. Või selles, et keegi julges korraks näidata, kuidas narratiiv valmis tehakse. Jätki meelde, lapsed, te väärite seda valitsust, mis teil